tere! Täna annan ma teile teatrietenduse arvustusnäitel ülevaate, kuidas kirjutada retsensiooni. Õppefilmis vaatleme, mis on retsensioon, kuidas nüüd enne retsensiooni kirjutamist ette valmistada, kuidas seda kirjutada ning mida tuleks kirjutamise ajal jälgida. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on retsensioon hindav arvustus, käsikirja, trükiteose, teatrilavastuse, filmi või millegi muu sarnase põhjendatud hinnang. Ehk siis tegemist on retsensiooni autori arvamusega, milles antakse hinnang nähtule või kogetule. Arvustuses kirjeldatakse nähtud, kuuldud või loetud, tuuakse välja selle häid külgi ja vajakajäämisi, kirjutatakse oma mõtetest ja tunnetest, mis arvustatavaga seostuvad. Arvustus põhineb tervikteose või selle üksiknähtuse analüüsil, tegelased, miljöö, stiil ja edasi ning nendest lähtuvalt püstitatud probleemidel. Arvustuse autori ülesanne on hoida tasakaalu subjektiivse ja objektiivse teemakäsitluse vahel. Retsensiooni valmimise protsessi saab jaotada 3 osaks. Esiteks, ettevalmistus. Teatrit külastades on eriti oluline eelnev häälestus. Enda kurssi viimine lavastust tutvustava infoga teatri koduleheküljel. Soovitatav on uurida kirjaniku tausta. Teiseks, toimuva jälgimine. Sõltub suuresti kohalolekust. Seega on oluline jätta selle päeva mured ja rõõmud teatrisaali ukse taha ning lasta end kanda laval lahti rulluval lool. Kolmandaks, peegeldamine. Retsensiooni kirjutamine ja saadud elamuse peegeldamine. Sellega mõtestame kogetut. Tüüpiline teatriretsensioon koosneb 4 osast. Sissejuhatusega antakse lugejale mõista, mida, kus ja millal käidi vaatamas ning üritatakse äratada lugejas teksti vastu huvi. Kirjeldav osa on vajalik, et lavastus mitte need inimene saaks aimu laval toimunust. Arvamuslik osa analüüsib ja tõlgendab laval nähtut. Kõige pikem ja tuumakam peabki olema just arvamuslik osa, sest muidu kandub tekst oma žanri eesmärgist kõrvale. Kokkuvõttav osa peaks, muidugi tuginedes eelnevalt kirjutatule, hinnangu kokku võtma. Hästi kirjutatud arvustusest leiab nii ülevaate lavastuse eri aspektidest kui ka arvustaja põhjendatud hinnangu. Aga mida tuleks jälgida ühe teatrietenduse puhul? Etendustel nähtavad võib jaotada 2, lavastuslikuks ja tehniliseks pooleks. Lavastusliku poole pealt tuleks jälgida näitlejate tööd rolli kehastamisel, nende veenvust, mõtestatust ning selgust, loo jutustamise viisi, kuidas on lavastus üles ehitatud ning millisele sõnumile rõhutud, seendi üleminekute sujuvus või kontrastsus. Tehniliselt poolelt lava, heli ja valguskujundus ning kostüümide sobivus jutustatava loo sõnumiga on äärmiselt oluline, sest halvimal juhul võivad need elemendid hakata segama etenduse sõnumist arusaamist. Et kirjutada tuumakat ja arusaadavat retsensiooni, on hea tutvuda ning lugeda kogenud arvustajate retsensioone. Pillerin Purri on tunnustatud teatrikriitik, kelle kirjutistega saab tutvuda Postimehe, Eesti Päevalehe ja mitme teise väljaande veergudel. Tantsumees on samanimelised blogipidav hobikriitik, kes on aastate pikkuse tegevusega võitnud paljude teatrisõprade südame. Ta postitab arvustusi küllaltki regulaarselt, mis annab võimaluse saada ülevaate parasjagu teatrivallas toimuvast. Kinoteatri eksperimendiga seotud ja kuulsaks saanud Alice arvustused on hinnatud just nende lihtsuse poolest. Nullist alustanud autoril tuli eelneva teatrikogemused hakata kirjutama tekste, mis oleksid mõistetavad ka laiemale avalikkusele. Tema tekste võrreldes on näha suurt arengut ning kindlasti innustab see igat uut retsensiooni kirjutamisega alustajat. Oleme välja toonud 10 toetavat küsimust, mis aitavad hoida arvustuse laialivalgumisest. Millist lugu jutustati? Millised on lavastuses valitsevad head ja halvad jõud või tegelased? Missugused tegelased olid domineerivad? Mis võis seda põhjustada? Kuidas publik reageeris etendusele? Pööra tähelepanu lava ja valguskujundusele, missuguseid ruume ja kohti laval kujutati, kas lavakujundus oli realistlik või tinglik, missuguse meeleolu lavakujundus ja valgustus lõi, missuguseid mõtteid tekitasid laval olevad esemed ning kas esemetel on sinu arvates mingi sümboolne tähendus. Enim aetakse arvustusi kirjutades ja teatrist rääkides segi lavastuse ja etenduse mõiste. Lavastus on prooviprotsessi tulemusena valminud tükk. Etendus on lavastuse mängukord.
Retsensiooni kirjutades on oluline meeles pidada, et see ei ole sisu kokkuvõte, vaid ülevaade koos kirjutaja enda mõtetega. Arvustuse väärtuse määrabki kirjutaja mõtete iseseisvus, originaalsus ja põhjendatus. 2019. aastal külastati Eesti teatrit 1 273 korda. Iga külastuse taga on arvamus, mis vastandub mõne teise publikuliikme omaga. See on paratamatus. Oma arvamuse väljendamist ei pea kartma ning arvamuste paljusus ongi kunsti nautimise loomulik külg. Teadke, et väga hästi kirjutatud arvustuse lugemine on omaette elamus. Aga nüüd ei jää mul muud üle, kui soovida lumbavaid elamusi ning kerget sulge.